raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Tere tulemast kuulama raadiosaadet Räägime asjast. Me räägime asjast Re raadios, Ring FMis, Ruut FMis, Kuressaare pereraadios pühapäeva hommikul kell 11 ja õhtul uuesti kell 9 ja internetis siis, kui teil aega on klikata. Ja täna oleme stuudios kahekesi, Mart Helme ja mina Martin Helme ja teeme sellise saate, mis on laias laastus pooleks jagatud. Üks on sisepoliitika, teine on välispoliitika või julgeolekupoliitika. Karmen Jolleri umbusaldamine toimus sellel nädalal Riigikogus. Loomulikult umbusaldused tavaliselt ei vii Eestis ministri tagandamiseni, sest umbusaldus on opositsiooni viis juhtida mingile probleemile tähelepanu ja kui parasjagu just ei ole valitsused lagunemas ja koalitsioonijooned muutumas, siis loomulikult ei tule vajalikud hääled kokku. Aga silmi avav ja vajalik oli see umbusaldus sellegi poolest. Räägime sellest ja seal on nii vaesuse teema kui kultuurisõja teema või ehk siis need perverssuste teema on seal. Kõik on ühes kuhjas koos. Ja saate teises pooles pühendame natuke kauem aega siis sellele lahti rulluvale draamale, mida meie meedia üles kütab, mis on seotud siis Ameerika värskeima rahu kokkuleppe edendamisega või pakkumisega Ukraina-Venemaa vahel. Kõik, mida te loete Delfist, ERR-ist, Postimehest on jamps. Siit saate teada, mis päriselt toimub. Aga tuleb Jolleri juurde, et Jolleri umbusaldamine toimus meil ka septembris. Siis oli ainult EKRE ja Keskerakond üritasid Jollerit umbusaldada. Tookord oli see siis see Tervisekassa rahaskandaal põhiajend. Tervisekassa 3500 eurosed kraanikausid ja 100 000, umbes 100 000 suvepeod. Siis ta minu meelest pidas ennast Riigikogus pisut paremini üleval. Aga nüüd ta tuli kuskilt välislähetuselt reisilt, jõudis Riigikogusse seal umbes kell 8 või pool 9 õhtul. Ja oli minu meelest täiesti eksalteeritud meeleseisundis ja tõepoolest ma ütlesin seda ka saalis ja ütlen seda siin samas ka, et mina algul arvasin, et ta on lennukis napsu võtnud. Tuleb välja, et ta on nii hullu juttu ajab täiesti kaine peaga ja see on minu meelest suurem probleem. No ega me talle ampulli nina alla ei lükanud, nii et selles mõttes me ei tea ju, kas tal oli mingisugused jääknähud või ei olnud. Et me kõik teame, et lennukis, kui isegi ei pakuta, teatud reisidel pakutakse, teatud reisidel ei pakuta, siis on alati võimalik võtta, osta. Et kus me teame, mis ta seal lennukis tegi ja ma isegi ei tea seda, kust ta tuli. Aga see, kuidas ta seal käitus, see selline pöörane välkuvate silmadega küsijate süüdistamine, küsijatele mingisuguste seisukohtade ja meeleseisundite omistamine. See jõudis ikkagi välja sinna maale, et isegi tema oma erakonnakaaslane Toomas Kivimägi, kes oli istungi juhataja vähemalt esimese poole peal, oli sunnitud talle märkusi tegema. Mitu korda märkus tegema ja parimad palad on seal see, et ta tuli pulti, et inimestel natuke võib-olla see Riigikogus umbusaldamise avaldamine on nagu, et ütleme siis niimoodi, kõik inimesed ei saagi aru, mismoodi see käib või miks see käib, et selle tegemise jaoks kõigepealt on vaja 21 allkirja, näiteks meil praegu endal nii palju allkirju ei ole võimalik teha, et meie üksi seda teha ei saa, seda tuleb teiste fraktsioonidega teha, teiste saadikutega koos teha. Seekord kogu opositsioon tuli tema umbusaldamisele kaasa. Siis teiseks sa paned punkt-punktilt kirja, milles me teda süüdistame, kannad selle süüdistuse ette puldist ja siis ta tuleb ja vastab nendele süüdistustele. Kuidas ta vastab, see on küllaltki vaba voli jäetud ministrile, et kas ta vastab punkt-punktilt või lihtsalt esitab mingisuguse üldise enesekaitsekõne ja selgitused, on olnud nii ja naapidi. Ja mida tema siis tegi, süüdistusi oli kokku, oli nagu 7 erinevat punkti, alates sellest, et ilma igasuguse eelneva konsultatsioonita tõstetakse siis hoolekodude tasusid, omaosalustasusid, et ta ei konsulteeri absoluutselt, ta ei pea
huvigruppidega kunagi midagi läbi ei räägi, ta on ära lõpetanud kohtumised erinevate sotsiaalsete partnerite või huvigruppidega ja noh, meie nõudel pandi sinna sellesse umbusalduse sisse ka teema, mis minu meelest on ülioluline ja mis minu meelest tegi talle ka väga haiget või noh, läks nagu täppi läks see kriitika, et teda absoluutselt tegelikult ei huvita naiste vastase vägivalla vastase võitluse rahastamine või edendamine, et naiste tugikeskused on krooniliselt alarahastatud, 6 aasta jooksul on nende rahastus tõusnud 7%, viimane suur nii-öelda rahastamise otsus tehti siis, kui EKRE oli valitsuses, no see hakkab juba jääma aegade hämarusse mu meelest ja selle 6 aasta jooksul inflatsioon on olnud üle 50% ja just oli sel nädalal uudis ka, kuidas need samad tugikeskused ütlevad, et noh, nad ei suuda enam teenust pakkuda, et jah, nad suudavad naistele selle peavarju pakkuda, kui need kodust põgenevad näiteks vägivallatsevate siis elukaaslaste või meeste eest. Aga õigusnõustamist nad ei pakkuda enam ei suuda, psühholoogilist nõustamist nad enam pakkuda ei suuda, sest raha lihtsalt ei ole, et inimesed peavad pikalt sabas olema, et selle nii-öelda teenus kätte saada ja aga noh, selle asemel edendab ta meil siin transsooliste õigusi ja ma ei tea mida kõike veel, 7 miljonit eurot on Sotsiaalministeeriumi eelarves igasuguste nii-öelda sallivusasjade peale, võrdõigusvolinikud ja homo LGBT ühingud ja 7 miljonit eurot, naiste varjupaikadele 1 miljon. Ehk ja noh, mis tal selle peale kosta on, hakkab jälle lihtsalt kriiskama meie suunas, kuidas meie nii, meie naa, kuidas me oleme putinistid, noh see täiesti sõge. Või noh see, kuidas ta seal kõigepealt nõudis Arvo Allerilt, et aga kui palju teie tegelete vabatahtliku tööga, mina näen, olen nii tubli inimene, et teen seda teist ja kolmandat, kas teie üldse olete vabatahtlikult abiks kuskil kellelgi? Et kulla minister, sa oled siin aru andmas, mitte aru nõudmas. No mina nii talle ütlesingi, et ta ei saa aru, mis siin saalis toimub, et mitte meie siin saalis küsijad ei ole umbusaldatavad, vaid tema on umbusaldatav. Ja umbusaldatav peab andma meile vastuseid meie küsimustele, mida ta ei tee, aga mitte süüdistama ja tänitama, mida ta tegi. No see oli muidugi eriti piinlik Riigikogu aseesimehele peale lennata, kes on tegelikult ka olnud ju väga pikka aega taluliidu piirkonna juht ja tegelenud selle raames, seal ei maksta üle inimesi. Selles valdkonnas inimesi üle ei maksta. On väga palju teinud sõna otseses mõttes vabatahtlikku tööd. Ja no muidugi sellega seoses tekkiski küsimus, et kuulge sõbrad, kuule minister, te oletegi surunud ju kõik juba pool vabatahtlikuks. Politseid kärbitakse, abipolitseinikud tulge appi. Päästjad ei saa oma palkasid, päästjad peavad töötama mitme koha peal. Jälle püütakse kuidagi leevendada mingisuguste vabatahtlike päästjatega. Ja nii edasi ja nii edasi. No jõuame siis ühel hetkel välja ka äkki selleni, et meil on ministrid on nii-öelda abiministrid teevad siis oma muu tegevuse kõrvalt ministritööd ka. Et no see kõik on ju täiesti absurdne, mis siin toimub. Et ja mis siis ikka, noh, kogu aeg ikka virutati jälle selle Vene kaardiga. No teile meeldib või Venemaast rääkida. Teie toote ju ikka siia Putini narratiivi. Kusjuures ainus, kes Vene teemat koukis kogu aeg oli tema. Aga miks ta tegi seda? Sellepärast, et kui talle pandi numbrid ette, noh see sama number, eks ole, arvud ette, et naiste vastase vägivalla nii-öelda võitluses raha juurde ei ole tulnud 5 aastat vähemalt. Aga homodele igal aastal suurendatakse rahasid. Igal aastal suurendatakse rahasid, nüüd on juba 7 miljonit, 6 miljonit. Ausalt ma tunnistan ausalt, ma ei tea, kas see naistevastase võitluse raha on sama eelarve rea peal, mis see 7 miljonit kokku on, või on ta eraldi rea pealt, aga vahet ei ole, kas see on 6:1 või on see 7:1 see suhe. Homode edendamine ja naiste kaitsmine. Või siis see sama vaesuse küsimus, et seletab, kuidas meil Eestis ikkagi kõik hoolimata takistustest ja raskustest ikkagi elu läheb paremaks. Ja valitsus tegeleb sellega, et inimeste elu läheb paremaks ja siis öeldakse talle, kuule, Kaja Kallase ja Kristen Michali valitsuse ajal on absoluutses vaesuses olevate inimeste arv kasvanud Eestis 2,5 korda.
2,5 korda, 2,6 isegi. Et ja see, aga et see ei näita seda, et meil on läinud, elu on paremaks läinud ja inimesed saavad paremini hakkama ja sissetulekud on suurenenud. Noh, see jutt tuli sellest, et sissetulekud on suurenenud, sellepärast võib kah küsida rohkem raha inimestel oma osalusest ja igasuguseid hindasid tõsta seal või iga mingisuguseid toetuseid vähendatud. Ja noh, milline alatu demagoogia. Eestis on vähenenud vähenenud suhtelises vaesuses olevate inimeste arv. No võt see suhteline vaesus on selline näide, number, mis on hästi, võimaldab hästi demagoogitseda, sest suhteline vaesus on siis see, kui meil nii-öelda keskmine palk tõuseb, et kui sa ei ole selle keskmise palgale lähedal piisavalt palju, siis sa oled suhtelises vaesus. Ehk kui nii, absoluutne vaesus on see, et kui sul on mingi konkreetne summa kuus, mis praegu on, ma ei mäleta, kas 350 eurot kuus vist või. Kui sa saad vähem kui 350 eurot kuus, siis sa oled absoluutses vaesus. No esiteks, ausalt öeldes mina päriselt ka ei mõtle välja või ei kujuta ette, kuidas inimesed ära elavad 350 euroga kuus, et millest üldse, kuidas üldse hakkama saadaks, et kui sa sinna paned oma üürid ja oma rohud ja oma toidu ja kütte ja kõik muud asjad, siis ma ei tea, see on nagu veneaegne anekdoot, et kust nad ülejäänud raha võtavad, see on oma asi, aga et see arv on kasvanud, see absoluutse vaesuses olevate inimeste arv on kasvanud ja suhtelises vaesuses olevate inimeste arv on vähenenud selle tõttu, et inimesed on kukkunud absoluutsesse vaesusesse, ennem olid suhtelise vaesuse sees, piiri sees. Ehk elasid ka halvasti, nüüd oled täiesti vaesusesse kukkunud ja selle võrra on siis see suhtelise vaesusega inimeste arv vähenenud. Aga meile vaatab otsa, nagu meie oleks teinud seda või meie oleks süüdi selles ja siis kõrvale seletab, kuidas elu on paremaks läinud. No ja see oligi seal läbiv joon ikka, kui esitati ikkagi terav küsimus, mis puudutas siis ükskõik mis, kas siis hooldekodu inimeste olukorda või paljulapseliste või ükskõik missuguste elanikkonna gruppide olukorda, siis loomulikult jõuti sujuvalt ikka selleni, et aga EKRE valitsus oli see, kes laenas $1 miljard, mida meie peame nüüd tagasi maksma, unustades ära, et nad on ise laenanud, ma ei tea, kui kokku selle aja jooksul vist mingi 5 miljardit eurot. Jah, üle selle, kusjuures ei maksa ka tagasi, vaid laenavad järjest juurde. Mitte midagi nad ei ole tagasi maksnud, ainult juurde on laenanud ja meie valitsuse laenatud raha oli see, millega me käivitsime majanduse koroona ajal, hoidsime majandust koroona ajal. Kõigepealt elus, siis lükkasime talle uue hoo sisse ja muuhulgas selle sama lisarahaga ka ju toetasime Eesti meditsiinisüsteemi ja selles mõttes ja selle rahaga muide see sama miljardi sisse ju kuulusid ka need laenud, mille me andsime nii maaelu arendamise sihtas Messile kui ka andsime siis nendele suurettevõtetele nagu Tallink või ka Porto Franco, need on kõik tagasi maksnud. Need rahad on tagasi maksnud, mitte nemad, mitte Reformierakond ei pidanud neid tagasi maksma, vaid need maksis tagasi Tallink ja Porto Franco ja kes need teised ettevõtted olid, kellele me seda raha laenasime, maaettevõtted. Need on tagasi makstud tänaseks päevaks, need ei pidanud ref maksma tagasi. Riigikogus kõik need igasugused saalis toimuvad asjad on selles mõttes ju, et ega seal ju vaielda ja argumenteerida väga ei saa. Sul on 2 küsimust. No esitad ühe küsimuse ära, saad mingisuguse pläusti vastu, kus sind süüdistatakse kõigis maailma kuritegudes. Sa ei saa vastata, sa ei saa seda ümber lükata, sul on heal juhul teine küsimus, esitad siis teise küsimuse, võib-olla lükkad mingisugused esimese küsimuse vastustes olnud süüdistused vähemalt osaliselt tagasi. Aga siis saad uue pläusti vastu. Ja ma talle nii ütlesingi, et väga selgelt on näha, kuidas ta on Reformierakonna retoorika hiilgavalt omandanud. On 2 asja. Kõik varasemad tegijad on süüdi milleski ja kõik esindavad siin putinismi. Ja ma ütleks ka, et see umbusaldus ise oli öösel, me hääletus tuli südaöösel jõudsime hääletuseni, pulti tuli umbes kell 9 õhtul, kellel vähekenegi on aega või viitsimist järgi vaadata siin sotsiaalmeedias ja uutes uudistes on ka klipid ringlevad. Ma ei taha enam kunagi kuulda üheltki liberaalilt ühtegi korda mingisugust niutsumist teemal EKRE retoorika on hirmus, et vaadake Karmen Jollerit ja siis näete
päris head näidet sellest, milline ei tohi olla poliitiline retoorika. See on segu upsakusest, agressiivsusest, rumalusest, valelikkusest ja räuskamisest. Noh, selles mõttes, et ta tegelikult ikkagi lihtsalt nagu sõimas seal Riigikogu saadikuid. Jah, aga nüüd on ju väga selgelt näha, kuidas impeerium annab vastulöögi. Süvariik, kes tegelikult Eesti riiki juhib koos oma... Mitte Eesti süvariik, eks ju. No Eesti süvariik on, ütleme, nagu mingisugune rahvusvahelise süvariigi osakond. Ja selle osakonna võllid siis on need, kes tegelikult Eestit juhivad oma ühispartei erinevate harudega, kus siis mängitakse nagu ise nii mustade kui valgete malenditega malet ja vahetevahel antakse siis eelis valgetele malenditele ja vahetevahel mustadele. Ja niimoodi seda kogu aeg siis kombineeritakse. Aga impeerium annab vastulöögi, kuna me oleme nüüd nii valusasti tõstatanud neid väärtuspoliitika teemasid, Istanbuli konventsioon, millest tuli ka seal umbusaldamisel korduvalt juttu ja loomulikult see nende põhiline propagandakanal ERR, siis nüüd sealt antakse vastulöök. Me saame nüüd näha ja juba näeme, kuidas EKRE toetus muidugi langeb, loomulikult langeb, sest Eestis ei ole enam mitte midagi ausat. Ei ole ausaid küsitlusi, ei ole ausaid kohtuid, ei ole ausat ajakirjandust, ei ole ausaid ametnikke. Mitte midagi ausat enam Eestis ei ole. On ainult üks propaganda ja propaganda kaudu tegelikkuse moonutamine. Ja selle kohta muide seoses Nursipaluga mingisugune kaitseministeeriumi avalike suhete ekspert on öelnud, et Nursipalu vastased ei ole normikuulekad. Kas sa kujutad ette? Inimesed Eestis ei ole normikuulekad. Oot, kes selle normi kehtestas? Mis normid on kehtestanud, mis on silmadest lugemiseks, kõikidele kohustuslikuks kuuletumiseks? Kuulge inimesed, kas sa oled täitsa peast põrunud või aga tegelikkus ongi niimoodi. Me nägime ka seal umbusaldusel. Meie ei ole normikuulekad. See jutt, mida me siin praegu ka ajame, see on väljaspool normikuulekust. See on ju ennekuulmatu. See on ju totalitarismi esimene aste. Normikuulekus. Nõukogude ajal oli normikuulekus. Sa pidid teadma. Iga kord, kui pühad tuli karjuda Slava KPS, Lenin elab igavesti. See oli normikuulekus. Missugune normikuulekus siis nüüd tuleb? Slava Ukraini on nüüd normikuulekus, eks ole? Ja Slava Ukraini meil ikkagi igal pool on teise riigi lipud, igal pool on truudus või vandumine teisele riigile ja kui siis sellest teisest riigist jääb aega üle, siis vannume ka truudust Euroopa Liidu lipule ja Euroopa Liidule, aga Eestit sinna kusagile ei mahu. Ja kui mahub, siis see tekitab ainult teatud pühadel. Vabariigi aastapäeval siis võetakse õõnsaid poose, siis küüditamise aastapäeval võetakse õõnsaid poose, pannakse pärgasid, silutakse neid linte, tehakse tõsist nägu ja siin nii kui kell kukub, kell on 24:00 ja järgmine päev hakkab pihta ja enam ei ole vaja neid õõnsaid poose võtta, siis tuleb jälle normikuulekus. Mina ikkagi vaatan juba viimastel aastatel, et ei ole ka enam küüditamise aastapäevad ja vabariigi aastapäevad eestlastele mõeldud, et seal me räägime sellest, kuidas ka kõigil teistel oli raske, näe Eestis ikkagi ma ei tea missugusi tatarlasi on ka küüditatud siin ja vot näe, et me räägime liiga vähe sellest, et eestlaste hulgas, eestlaste vahele paigutati siin ka mingeid, ma ei tea, teisi rahvuseid viidi Siberisse ja me räägime liiga vähe sellest, kuidas Eesti juba sündis palju rahvuselise riigina. See nii-öelda eestlastelt nende riigi äravõtmine ja nende oma ajaloolise mälu ja identiteedi äravõtmine on muutunud ka lahutamatuks osaks nomenklatuursetel nii-öelda rahvuspäevadel või rahvuspidudel, aga Jolleri juurde tagasi tulles see normikuulekus, et minu meelest, ma pidasin ka kõne seal lõpus, kus ma ütlesin, et minu meelest sai seal selgeks, et Joller ise ja kogu Reformierakond on naiste vihkamise erakond, aga seal sai teine asi veel selgeks, Joller on absoluutselt ebakompetentne. Ta lihtsalt on ebakompetentne. Ta käib ringi mingisuguse sellise ulja ja agressiivse jutuga, kuidas tuleb teha nii ja tema teab, aga ta ei saa, kui ta saab aru, siis ta varjab seda väga hästi, aga ta ei saa aru üldse sellest, mis toimub haigekassas näiteks.
talt küsiti ju mitmeid teravaid küsimusi selle kohta, mis siis nagu ette võtta. Kehtima pandi juba sügisel uus seadus, mis puudutab hoolekodusid, vanade kodusid. Sellele ei ole siiamaani tulnud määrust ministri tasemel või ministeeriumi tasemel määrust, mis võimaldaks hakata inimestele siis nendes hoolekodudes kohti välja andma. Et no ei liigu, ei tee, ei saa hakkama, mitte millegagi ei saa hakkama. Muidugi eriti hea kild, mille ta rebis, kui talt küsiti, toodi näide, et siis ravijärjekorrad on kasvanud. Ravijärjekord ei ole mingi näitaja. Et see ei ole üldse mingi näitaja, et meil on vaja võidelda sellega, et vale inimene satub vale arsti juurde. Ja tähtis on see, et inimene saaks arsti abi. No kuidas ta seda arsti abi saab, kui ta ravijärjekorrast ei saa. Ma võin oma kogemusest öelda, ma ootasin üle aasta ja ausalt öeldes suhtlesin ka ise inimestega, nii selle arstiga, kes mulle lõpuks operatsiooni tegi, kui ka oma perearstiga ja ühiselt kolmekesi pingutades sain ma lõpuks ikkagi operatsioonile. Aga kui ma oleksin olnud mingisugune maakolka vana inimene, kellel ei oleks olnud võib-olla siis võimalust, et ma selle arstiga käin seal ja kõik need analüüsid tehakse, need analüüside alusel perearst kirjutab mulle, täidab kõiki neid formulare, mis oli vaja sellesse nii-öelda tervisekassasse saata ja seal muidugi mingid ametnikud siis otsustavad, kas ikka on mul vaja seda operatsiooni, kas on normikohane kõik see, et kui ma ei oleks ise aktiivselt ajanud ja minu raviarst ei oleks olnud aktiivselt kaasas, et ma tõepoolest abi saaksin ja minu perearst ei oleks olnud aktiivselt kaasas, ma võib-olla tänase päevani ootaks seda operatsiooni. Iga päev olid valus. Iga päev olid valus ja iga päev pidid võtma valuvaigusted, mis hakkas juba tapma siin teisi. Mul hakkas südame peale. Hakkab just nimelt tervist rikkuma mujalt. Nüüd siin juures minu meelest ei tohi ka lasta minna, jätta mainimata seda, et miks meil on ravijärjekorrad kasvanud. Aga loomulikult sellepärast, et Eesti on Slava Ukraina ja meie oleme võtnud riiki vastu üle 100 000, ma jälle kriipsutan alla, üle 100 000 enamjaolt venekeelse inimese, kellel on küll taskus Ukraina pass, kes saavad meil arsti juurde. Ja vaata, kui sa paned süsteemi juurde 10% patsiente juurde, kelle meie ülejäänud ju kõik kinni maksame, siis loomulikult tekib seal teenuse pakkumises defitsiit. Loomulikult sabad pikenevad, kui sa hakkad ukrainlastele andma meie ülejäänute kõigi rahaga hakkad tasuta ravi andma. Loomulikult polkovniku lesed lähevad kohe ja ravivad kõik oma kroonilised haigused välja või kui ei ravi neid välja, siis vähemalt saavad neile leevendust, aga eestlaste arvelt, meie inimeste arvelt. Seda teemat ükski aus inimene puudutada ei tohi, sest et siis sa oled kohe Putini käsivale Vene agent kohe. See on normikuulekusest hälbimine, et normikuulekad inimesed ei esita ühtegi kriitilist küsimust seoses Ukrainaga. Neid näiteid oli seal nii palju, tunnistab üles, et Sotsiaalministeeriumil puudub tegelikult ülevaade, kas terviserahad lähevad otstarbe kohaselt. Puudub ülevaade. Ei tea, võib-olla lähevad hästi, võib-olla lähevad halvasti, võib-olla lähevad kuidagi keskelt läbi. Ja teeme seda ülevaadet ja siis saame otsustada, see ülevaade tuleb 2026. aastal võib-olla, eks ole. Et mis asi see on? Mis asi see on? Kui sul on 2,6 miljardit eurot on haigekassa eelarve, 2,6 miljardit. Siis vaatame siin, nokime nina ja aasta otsa mõtleme, kas selle raha otstarbe kohast kasutamist on vaja lähemalt puurida või mitte. Nüüd vahetati siin suvel, läks haigekassa juhatuse esimees selle suure skandaali järel läks minema töölt. Nüüd tuli uus mees, tema nüüd mõtleb, mida ta teeb ja kuidas ta teeb. Et kuulge, mis asi see on? Meie kõigi raha kogu aeg voolab kuhugile ja ta ei tea isegi kuhugi, minister ei tea kuhugi. Mina olin rahandusminister, siis mina olin haigekassa juhatuse liige või nõukogu liige, vabandust. Ja istusin seal nõukogus. Loomulikult tegelikult nõukogus on põhiotsustajad, on esiteks sotsiaalminister, kes on sellel teemal kogu aeg sees, kes tegelikult juhib ka mängu igasuguste ministri määruste ja muude asjadega. Ja siis on juhatus. Aga vähemalt mina istusin seal ja nokkisin kogu aeg nende kallal igasugustel summadega ja igasuguste asjadega ja tegin endale seda eelarvet selgeks ja ütlesin, et nii ei tohi teha, kui oli näha, et nii ei tohi teha. Minister Joller ei tea mitte midagi, ei teagi, ei oskagi.
üks teema, mille mina tõstatasin, oli seoses hooldekodude ja nende vanaida inimeste kallal toimuva vägivallaga ja eriti naisterahvad, kelle puhul meil on ju siin värske mälestus sellest, kuidas mingisugune tüüp neid vägistas ja ega meie ei tea, kui palju avalikkusesse mitte tulnud vägivallajuhtumeid, vägistamisjuhtumeid, näljutamisjuhtumeid, aga võib-olla ka sadistlikku piinamist dementsete inimeste puhul, kes ei ole võimelised mingisugust tunnistust enam andma. Noh, kelle tunnistusi ei võetagi tõsiselt, sellepärast öeldakse, et noh, see inimene on ju täitsa sooda juba siin ajab meile täielikku jama. Et see, mis toimub nende hooldekodudes, mis tuli välja? Ei no jah, see muidugi ei ole hea aga tegelikult teda ei huvita. Tuli välja, et tegelikkuses teda ei huvita ja tegelikult on ta veendunud, et seal ei ole võimalik midagi teha. Ja tegelikult tuli välja, et ka ei ole mõtet enam midagi teha, sest nende praktiliselt juba surnud inimeste peale ressurssi kulutada on mõttetu. Jaa, aga no siin ei tohi ka ära unustada, et Joller on ikkagi reformierakondlane ja vanadekodude business on reformierakondlaste business. Ja kui sa lähed seal torkima, siis sa lähed torkima oma erakonnakaaslaste suurt tulu. Ja noh, vot siis võib küll juhtuda, et umbusaldamine läheb läbigi. Aga mitte ainult suurt tulu, kuna see kuulub kõik suures osas reformierakondlastele, siis keegi kuskilt viskas välja numbri. Ma ei tea, ma ei saa 100% kindlalt kinnitada, see vastab tõele. Hooldekodudes pidi meil olema üle Eesti 90 000 inimest. Ja me teame, et hooldekodudes toimub väga aktiivne hääletamine valimiste ajal. Ja nagu on tulnud välja siin viimastel valimistel Narvas, kus käisid ühe erakonna või õigemini ühe valimisliidu tegelased mööda linna, laptop kaasas ja maksid inimestele 15 € selle eest, et nad seal samast tänaval kohe andsid oma hääle sellele valimisliidule. Ja täpselt samasugused jutud käivad meil ju kogu aeg juba aastaid ja aastaid, kuidas hooldekodu inimeste ID-kaardid ja koodid on nende hooldekodude juhtide käes ja kus siis massiliselt hääletataksegi Reformierakond. Nii et jah, täpselt nii on ja pane nüüd see 10 000, mis hääletatakse, paneme sinna hääletustulemusele juurde ja saame olulise mõju valimistulemusele. Väga olulise mõju, see ei ole lihtsalt niisama, et mõni 100 või mõni 10 või natuke siit ja sealt mõnes volikogus mõni koht nihkus. Terve Eesti poliitiline kaart nihkub niimoodi. Nii et see ja ma ütlen, tulen uuesti see foon või see toon, mis seal oli, see oli lihtsalt välja kannatamatu jälle. Lihtsalt inimene tuleb, ülbitseb, sõimab, räuskab, laiab seal kõigiga ja ikkagi niisugusel tasemel, et oma erakonnakaaslasest Riigikogu istungi juhataja peab märkuseid tegema mitu korda. Aga ma tulen korra veel selle räuskamise juurde ja selle retoorika juurde. Neljapäeval ilmus Postimehes Aimar Altosaare artikkel, mis oli pühendatud küll Chris Kärnerile, aga teema oli selles, et konservatiivid peaks olema viisakad ja vaoshoitud ja ikkagi traditsioone austavad, aga näed, konservatiiv Chris Kärner, kes on oma Isamaa erakonnaga, mis on väga soliidset joont kogu aeg pidanud, nüüd tülli läinud, on võtnud omaks EKRE retoorika ja siis meenutatakse seda, kuidas Jüri Ratas pidi tordiga käima vabandamas ja kuidas EKRE juhid solvasid eelkõige naisi, Sanna Marini ja Kaja Kallast. No ühesõnaga selge, Süvariik andis noodi ette ja Aimar Altosaar laulis selle noodi järgi täpselt jälle naiste vastasus ehk misogüünne erakond, räuskav EKRE, ei ole üldse tegelikult konservatiivne, vaid on mingisugune, ma ei tea, mis asi. Et võt, see on nüüd see stratkommarid, et see, mille kohta ma ütlen, et meil ei ole ausat ajakirjandust. Teil ei ole mitte midagi võtta. Aga mida ma ütlesin Sanna Marini kohta seesugust, mis ei ole osutunud tegelikult,
ikkagi inkrimineerivaks. Ei no lõppkokkuvõttes ei öelnud ka mitte midagi sellist, mis oli vale, ehk siis oligi poemüüjast peaministriks ja peaministri ametis oli ta sama edukas nagu Kaja Kallas Eestis, nii see ja naiste vaenulikkuse osas ma tulen uuesti tagasi selle juurde, ka Karmen Joller hakkas seal seda naiste vaenulikkuse jura ajama ja Anti Poolamets küsis talt mitu korda, et öelgu nüüd meile otse ära, kas vulasoolised transmehed on naised või ei ole naised. Ja ei öelnud, ta pani nad kõik ühte patta, et meie kaitseme siin homosid ja meie kaitseme siin transusid ja kõike veel. Aga täiesti üheselt on selge, transideoloogia ja transmeeste nii-öelda praktika. Need on inimesed, need on siis meesterahvad, kes arvavad, et nad on naisterahvad ja transideoloogia nõuab, et sellised mehed peavad saama käia naiste vetsus, peavad saama käia naiste riietusruumis kuskil spaades või mujal, peavad saama naiste spordis osaleda ja see on kõige naiste vaenulikum ideoloogia, mis üldse olla saab. See on naisi alandav ja naisi vihkav ja naisi diskrimineeriv ja naiste suhtes vägivalda võimaldav, vägistamisi võimaldav küll ja küll on lugusid sellest, kuidas transmehed või mehed, kes ennast kuulutavad siis naiseks, lähevadki nõuavad, et nad pandaks naiste vanglasse ja hakkavad seal massiliselt vägistama. Nõuavad, et nad peavad saama naiste riietusruumi ja hakkavad seal naisi füüsiliselt ahistama. Et see on massiline, see on päris elu. Ja Karmen Joller lendab meile peale, kuidas me ei hooli naistest. Ei, vastupidi. Joller, kes vastu rinda taob, et tema seisab kõikide vähemuste eest, naisi igatahes ta ei kaitse. No võt, ühesõnaga silmakirjalikus kuubis. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Jätkame saadet, saate nimi on Räägime asjast ja asjast räägivad Mart Helme ja mina Martin Helme ja nüüd meil on täielik teemavahetus ja teemavahetusele jätame natuke rohkem aega, kui me tavaliselt välisteemad jätame saate lõppu ja kuskil veerand tundi või niimoodi. Peame rääkima nüüd avalikkuse ette lennanud pommist, mis on siis Ukraina kohta käiv rahuleping või sõja lõpetamisleping, mida on omavahel ajanud eelkõige siis ameeriklased ja venelased ja ajanud väga salajas. Ja minu meelest täiesti arusaadav, miks nad seda on ajanud väga salajas, sest niipea kui seda kokkulepet tutvustati ukrainlastele, niipea see muutus ka siis lekkis igale poole, kuhu vaja või ka kuhu mitte vaja. Ja Eestigi meedias ja loomulikult kogu Euroopa poliitilises sõjaparteis ja poliitilises establishmentis, aga ka Ukrainas endas esitletakse seda sellise nagu raevuka nördimusega, et vaadake, mida kokku tahetakse leppida, et venelastele jäävad territooriumid ja ukrainlastele ei anta NATO liikmelisust ja ukrainlastele antakse lagi ette, kui suur võib nende sõjavägi olla. Kusjuures mitte väike, 600 000. Ma ütleks ka, et siin ma ei saa aru, mille üle jalgu trambitakse, et kui praegu Ukraina sõjas on Ukraina sõjaväe suurus seal midagi 900 000-ga, alla miljoni. Et siis tal jääb järgi 600 000, et kui sa aktiivses sõjas ei ole, ma arvan 600 000 sõjavägi on ikkagi väga-väga-väga suur. Euroopa kõige suurem igal juhul. No kuulge, meil ei ole 6000. Ja mis me räägime siin, just ilmus Suurbritannia mingisugune julgeolekuraport jälle, kus öeldi sõna otses mõttes välja, et Suurbritannia ei ole tänases oma relvajõudude tänase taseme juures võimeline oma emamaad kaitsma ega NATO operatsioonidel osalema. Ja Suurbritannia kogu armee suurus on seal kuskil 70 000, et 70 000 võrreldes siis selle Ukraina 900 000-ga millegagi ka praegu ja 600. Aga mis ma tahtsin, kuhu ma oma jutukesega tahtsin jõuda on see, et ega see kokkulepe on ikka enam-vähem sama, millest Trump rääkis siis, kui ta kampaanias oli ja rääkis veebruarikuus, kui ta Zelenski Valgesse majja kutsus, et piir tuleb enam-vähem sinna, kus praegu on rinne. Jah, selle lepingu mustandi järgi, see on ju ikkagi tuleb öelda, et mustang, venelased saaksid endale kogu Donetski oblasti, millest väike jupp on praegu siiski ukrainlaste käes, aga taganeksid teatud teistest piirkondadest
ja siis lõuna pool jääks rinne enam-vähem sinna, no ütleme siis seal Hersoni ja Zaporožje juures jääks rinne sinna, või jääks piir sinna, kus rinne on. Ja nii Ukraina ise kui ameeriklased kui ka eurooplased tunnistaksid siis seda territooriumit de facto nii nagu ta on, et mis on venelaste käes, mis on ukrainlaste. Aga siin ongi oluline öelda, et see on de facto. See ei ole de jure, see tähendab, et juriidiliselt ei ameeriklased ega ei ole ka rahvusvaheliselt kohustust tunnustada neid Venemaa legitiimse osaga. Venemaa ise on seda teinud juba ja loomulikult jätkab selle tegemist. Aga sisuliselt me näeme siin, et ameeriklased pakuvad välja mitte tunnustamispoliitikat, nii nagu nad tegid Balti riikide puhul külma sõja ajal, nii nagu nad tegid Mandžuuria puhul kuni Jaapani lüüa saamiseni teises maailmasõjas. Et see on ära proovitud rahvusvaheline praktika ja meie võllid on juba kukkunud karjuma, kuidas see tähendab seda, et Ameerika kavatseb tunnustada vägivaldsel viisil piiride muutmist. Jah, ta tunnustab seda de facto, aga ta ei tunnusta seda de jure. No ja nüüd me jõuame minu meelest selle põhiivani. Kusjuures see leping, öeldakse, et see on väga ühepoolselt kahjulik Ukrainale, ühepoolselt kasulik Venemaale. Mina ei arva, et see on tõsi. Venelastel on seal ka asju, mis neile on kibedad pillid, näiteks, aga mida ma kõige rohkem tahan, minu meelest tuleb meil rõhutada siin ja meie kuulajatele kindlasti südamele panna on see, et venelased lepivad kokku ameeriklastega, et nad ei ründa ülejäänusid NATO ja Euroopa riike või ka Ukrainat ennast. Ehk siis teisisõnu, selle kokkuleppe tulemusena meie oleme nii-öelda sõja ohust väljas. Kui see kokkulepe tehakse, siis meie oleme sõja ohust väljas. Ja see on nagu kõige olulisem asi, sest et kui see sõda jätkub, siis on kaks asja minu meelest täitsa kindlad. Esimene asi on kindel, et Ukraina variseb kokku üsna varsti. Ja sellest me rääkisime ka eelmises saates ja sellest Eesti peavoolumeediat tarbiv inimene ei ole kuulnudki. Aga millest me räägime? Kupjansk on langenud, Prokhorovsk on langenud. Ütlevad, et ei, Pokrovski ei ole veel langenud, Pokrovskis vastupanu käi. Kotis on inimesed. Inimesed on kotis ja seal selles koti sees on ka juba mitu eri taskut. Jah, neil on kaks võimalust. Kas alla anda või lasta ennast maha tappa? Ilmselt toimub ühte ja teist, osa annab alla, osa tapetakse maha. Osa võitlevad või proovivad võidelda ennast rindest läbi kodumaa poole, aga see on suurte ohvritega ainult. Igal juhul on ja Kupjanskis on sama lugu, seal on ka paar. Kupjansk on langenud juba. Ja, aga seal on ka kott tekkinud. Okei. Aga et selles mõttes ja kui me altpoolt vaatame, siis Huljapol on üks oluline, ütleme Pokrovski mõõtkavas oluline selline logistiline keskus ja ka rindelinn. Rinne on sinna välja jõudnud ja teisel pool siis ütleme seal Dnepri jõe pool liigutakse ikkagi Zaporožje poole, Orihhivi linna või Orehjev, kuidas iganes nad ütlevad. Et selles mõttes, et rinne liigub kogu aeg ja liigub järjest jõulisemalt. Kui vanasti sõditi ainult seal idas, eks ole, Bahmuti ümbrus ja mis seal oli, siis nüüd liigub üleval, keskel ja all. Ja selle taustal kõrval on see, et eks ole, tegelikult on Kiievis on absoluutne poliitiline kriis puhkenud. Nii nagu jälle me eelmine nädal rääkisime, nõutakse ju Zelenski selle nii-öelda staabiülema või kabinetiülema tagasiastumist. Ta on lükanud selle tagasi, mis Jermak oli ta nimi, jah? Jah, Jermak. Et kes on tema nii-öelda kõikide, tema nii-öelda parem käsi ja kõikide tema asjade ajaja. Opositsioon on nõudnud seal valitsuse välja vahetamist, selle on ka tagasi lükanud Zelenski, aga raha on otsas. Peale selle, et mehed on otsas, on raha otsas. Ja see asi liigub ikkagi kokkuvarisemise suunas minu meelest, kui nüüd praegu rahu ei tehta, siis järgmine pilt on see, et ja seal need võivad juhtuda, kas üks tingib teist või need võivad juhtuda korraga. Kukutatakse Zelenski valitsus või kukub kokku rinne ja üks tingib teise. Kui kukutatakse valitsus, siis kukub kokku rinne ja kui kukub kokku rinne, siis kukub ka valitsus. Ja sellisel juhul lähevad venelased põhimõtteliselt ilma eriliste takistusteta vähemalt välja kuni Dnepri jõeni.
nojah, praegu on niimoodi, et Ukraina meeleheitlikult oma viimaseid võitlusvõimelisi üksusi viskab ühest rindelõigust teise, et venelaste läbimurdeid riivistada. Noh, see meenutab mulle ikkagi Saksa sõjaväe Wehrmachti agooniat kuskil 44. aastal, kui täpselt samuti kujutati ette, et nagu kuskil Punaarmee läbi murrab, et siis viskame sinna Waffen-SS-i ja mingisugused pealuu rügemendid ja riivistame ära ja siis vaatame juba, kuidas me muude reservidega suudame rinde stabiliseerida. Ei tööta. Lõpuks need riivid on liiga nõrgad. Et sa võid ju mingisuguse asja, võtame, toome puhtfüüsilise näite mingile uksele, mis tuulega lahti lükkab, mingisuguse väikese riivi panna või paneb paberinussaku vahele, et tuul ei lükka lahti. Aga kui ikka jõuliselt pressitakse, siis pressitakse see riiv sealt eest ära. Ja noh, täpselt sama on siin. Venelased mobiliseerivad või värbavad iga kuu kusagil suurusjärgus 20-30 000 meest sõjaväkke. No ütleme, statistika on umbes selline, et kaotavad 1000 meest päevas, värbavad 1000 meest päevas, et see on enam vähem ja see tähendab, et nende sõjaväe suurus ei ole väga palju suurenenud, aga need, kes ellu jäävad, need on veteranid või väga professionaalsed ja hirmus jõhkrad kõrilõikajad. Ja siin tuleb nüüd selle asja teise poole juurde, et kui seda rahu nüüd varsti ei saavutata ja praegu minu meelest me näeme väga selgeid märke, et kordub sama trall, mis oli veebruaris, et ukrainlased ja eurooplased keeravad selle rahuinitsiatiivi tuksi jälle. Aga kui nad seda teevad, siis Ukraina, nii nagu Trump ütles neile juba veebruaris, siis Ukraina riiki alles ei jää. Ja sellisel juhul ei ole ka seda kokkuleppe osa, mis nüüd meid puudutab, et Venemaa ei NATO riike või Euroopa riike, teisi Euroopa riike ega ka Ukrainat ennast rohkem ei ründa. Ja ma tean küll, mis meile selle peale siin sõjaparteilased ütlevad, kes võib venelaste lubadusi uskuda. Aga selles lepingus on tegelikult terve hulk punkte, mis seovad venelasi sellega ja mis loovad neile kas heidutused või motivaatorid, et nad sellest lubadusest kinni peaks. Loomulikult mitte keegi ei usalda venelasi, nende sõna me ei usu mitte kunagi, pole kunagi olnud põhjust uskuda. Aga seal on olemas mehhanismid, mis seda siiski ühel või teisel moel aitavad hoida seda lubadust. No seal on ikkagi sisse kirjutatud see, et kogu selle lepingu garandiks on Ameerika Ühendriigid. Mitte mingisugune efemeerne NATO või mingisugune, ma ei tea, Euroopa või Euroopa Liit või ma ei tea veel kes, Ameerika Ühendriigid. Ameerika Ühendriigid garanteerivad Balti riikide kui NATO liikmesriikide puutumatuse. On see selge? Ameerika Ühendriigid, mitte mingi NATO paragrahv 5 või paragrahv 4 või paragrahv 3 või mingisugused starmerid oma käputäie sõjaväelastega, mingisugused prantslased oma käputäie võõrleegioniga ei garanteeri meie iseseisvust, vaid Ameerika Ühendriigid, maailma kõige võimsama sõjaväega riik, garanteerib meie iseseisvuse jätkumise. Et kui inimesed keelduvad sellest arusaamast ja hakkavad ajama mingit totrat jura sellest, nagu praegu juba Ukraina pool on välja käinud. Keegi ei saa meile dikteerida meie sõjaväe suurust. Keegi ei saa meile dikteerida, missugustesse rahvusvahelistesse liitudesse me kuulume. Keegi ei saa meile dikteerida, missugustest maa-aladest me peame loobuma. Keegi ei saa teile dikteerida, kui te ei ole nõus tervet mõistust kuulda võtma. Ja valik on teil väga lihtne. See on mõne kuu küsimus, millal teie rinne lõplikult kokku kukub ja venelased mingil hetkel marsivad Kiievisse. See on mõne kuu küsimus ja seda ütleb teile ka Trump. Kusjuures ma lugesin siin. Ja siis, ma lihtsalt vahele segan, ja siis ei ole enam küsimus, siis ei dikteeri keegi enam, siis ei ole enam seda Ukrainat, kes ütleb, et meile ei tohi öelda. Siis ongi lõpetatud, No enne seda muidugi tõenäoliselt toimuvad Ukrainas suured pöördelised sündmused. Zelenski ja see klikk, kes praegu Ukrainat valitseb, võetakse maha. Zelenski maha võtmise puhul on talle esitatud juba hoiatus, ma lugesin seda siin rahvusvahelisest meediast, et tal on Ameerikas väga suured varad. Kuidas ta küll on saanud need näitleja ja ausa presidendina, aga tal on kinnisvara, tal on igasuguseid väärtpabereid ja mida kõike. Ja tal on esitatud ähvardus korruptsioonisüüdistustega seoses, need kõik arestitakse
ja kui korruptsioonisüüdistused osutuvad tõestatuks, need kõik konfiskeeritakse. Et seda on talle põhimõtteliselt öeldud. Vähemalt nii rahvusvahelisest meediast olen ma lugenud. Ja no see on väga mõtlema panev. Kuni selleni välja, et ta on tegelikult väga, väga kahvlis. Et kui ta nüüd kirjutab sellele või nõustub selle rahupakkumisega, siis tema oma marurahvuslased võivad ära koristada. Ja kui ta sellega ei nõustu, siis koristavad ameeriklased. Aga sellele on leitud lahendus. Selle sama kokkuleppe osaks on 100 päeva jooksul peavad toimuma Ukrainas valimised. Ja see tähendab seda, et sealt edasi antakse siis ju erinevad väljapääsud, kellele vaja. Et kui Zelenski, kui nii kokku lepitakse ja nii otsustatakse ja ameeriklased talle oma toe taha panevad või ameeriklased koos eurooplastega, siis Zelenski saab tagasi valitud. Tal ju, ma ei tea, 2 aastat tagasi sai ametiaeg täis. Ta on president olnud lihtsalt sellepärast, et valimisi ei ole toimunud. Aga kui otsustatakse, et sulle jäävad su varad ja sa saad riigist minema ja tuleb uus president, kes ütleb, et oi, mina küll ei oleks nii halba lepingut teinud või mis iganes, mismoodi see välja mängitakse, siis ta saab riigist minema 100 päeva jooksul, siis ta tuleb nii-öelda elus hoida 100 päeva veel. Ja ütleme, seda nii-öelda ära minevat presidenti vaevalt, et hakkab keegi ka siis taga ajama ja maha lööma. Aga selle peale on mõeldud igatahes. See nii-öelda väljumisstrateegia on talle ka välja mõeldud seal. Aga ma tulen tagasi selle juurde, mulle tundub küll praegu esimeste päevade reaktsioonide põhjal, et eurooplased ja ukrainlased keeravad selle viimase hea võimaluse sõda lõpetada ja Euroopas rahu tagada tuksi. Ja see oleks meie seisukohalt kindlasti väga halb, sellepärast, et kui nüüd Ukraina sõda lõpeb sellega, et venelased purustavad Ukraina sõjaliselt, ja eurooplased on ju, siin ei ole midagi teha, sellisel juhul on täiesti selge, NATO kaotas selle sõja sõjaliselt lahinguväljal, oma proksi ehk Ukraina läbi või näol ja ameeriklaste garanti meile NATO idatiivale ei ole, siis on kõik võimalik. Siis on kõik mustad stsenaariumid võimalikud. Jah, kuna me siin kogu aeg räägime NATO ja et me oleme NATO ja mida me kõik oleme, siis see leping säilitab ka NATO. Kui Ukraina on sunnitud tingimusteta kapituleeruma kas 2 kuu pärast või 6 kuu pärast, ükskõik, mis me siin neid termineid võime ju spekuleerida. Kevadeks. Sellisel juhul on see ju NATO-le kaotatud sõda. Trump ja Ameerika Ühendriigid pühivad oma käed puhtaks ja ütlevad, me andsime selle sõja teile üle, teie kaotasite selle sõja, edasine pole enam meie asi, vaadake ise, kuidas hakkama saate. Fakt on see, et hakkama ei saada, seal on väga huvitav punkt ka veel või mitu punkti käivad lausa nende, me rääkisime ka eelmine nädal sellest, et tohutu maadlemine käib nende Vene külmutatud varade teemal. Et ka see Vene külmutatud varade teema lahendatakse siis ära, osaliselt ja sellega siis venelased nõustuvad, osaliselt kasutatakse seda Ukraina ülesehitamiseks, osaliselt kasutatakse seda siis Venemaa saab osa rahasid tagasi, mitte kõiki, väiksema osa, muide mina sain niimoodi aru sellest tekstist, see tekst on küllaltki toores, ma ütleksin, et seal on nagu küllaltki palju mingisuguseid selliseid asju, mis minu meelest vajavad veel. Ei, aga see on tavapärane, see on diplomaatias tavapärane, et jäetakse mingisugused asjad kaubeldavaks, et jääks mulje, et ikkagi me tulime vastu ka sellele nii-öelda kaotavale poolele ja et me ka võitja pool oli nõus tegema veel mingeid lisajäreleandmisi, see on täiesti tavapärane. Aga põhimõtteliselt need külmutatud varad võetakse kasutusse Ukraina ülesehitamiseks suures osas. Ja selles mõttes see on, ei saa küll öelda, et see on ainult venelastele kasulik. Samamoodi kõik need nii-öelda küüditatud inimesed tuleb tagasi lasta või lubada Ukrainasse küüditatud lapsed või röövitud lapsed, sõdurite vahetamised, surnukehade vahetamised, et see kõik on seal, see on, et tõmmatakse joon nendele asjadele alla ja ei ole ainult ühe poole kasuks või kahjuks. Ja seal on ära jagatud ikkagi, seal on puhtalt kirjas Arktika. Arktika on ju see, mille ümber Trump on alates kohe, kui ta ametisse sai või juba ennem seda kõik Gröönimaa, Ameerika Ühendriikide osaks saamine ja Kanada ja nii edasi. Et see on seal ära lahendatud.
ja nagu me ka oleme korduvalt siin saates rääkinud, et kui lahendatakse ära Arktika ja ameeriklased, venelased jagavad seda Arktikat seal kuidagi omavahel ära, siis on ameeriklastel vaja Põhjalat, Euroopa Põhjalat oma nii-öelda platsdarmina, noh kas ainult Soomet, Norrat ja Rootsit või siiski ka Soome, Norra ja Rootsi ja julgeoleku jaoks olulist Balti ehk Läänemere Balti idakallast. Noh, ütleme selles mõttes ma näen siin jälle meile selgelt positiivset aspekti. Muuhulgas on seal muidugi ka kirjas see, et ameeriklased võtavad üle ja investeerivad ja hakkavad koos ukrainlastega tegelema Ukraina energiataristuga, gaasitaristuga, ehk siis see aitab tuua Euroopas energiahinnad alla. Ameeriklased saavad seal õiguse, nii nagu nad juba tegelikult on ühe kokkuleppe sõlminud, aga see ei ole tööle hakanud, maavarade õigused, mida nad hakkavad koos ukrainlastega tegema. Seal tulevad mingisugused rahvusvahelised Maailmapanga või IMF-i, ma ei mäleta enam kumb seal kirjas oli, Ukraina ülesehitamise fondid, et noh, et seal, noh Trump on siiski ju ärimees, et seal on nagu terve hulk väga rammusaid porgandeid, mis peaksid nii eurooplastele kui ukrainlastele, aga ka venelastele olema motivatsiooniks selle rahulepingu tegemisel ja selle rahu hoidmisel. No venelastel on siin väga suur motivatsioon seest, seal on ju väga selgelt öeldud ka see, et ameeriklased teevad suuri investeeringuid Vene majandusse. Ja AI-sse muide. Ja just nimelt tehisintellekti. Ja noh, see on, ma arvan, et see on ka venelaste endi ettepanekud osaliselt, sest et neil on krooniline investeeringukapitali puudus. Ega nad igavesti nende nõukogudeaegsete naftaleiukohtade ja gaasileiukohtade ja muude leiukohtadega ei saa. Need hakkavad tühjenema. Nad on ka tehnoloogilises arengus tegelikult noh nii Hiinast kui Venemaast või Ameerikast maha jäänud, eks. Just nimelt ja see annab neile võimaluse ameeriklaste rahaga ja ameeriklaste know-how'ga teha noh mingis ulatuses. Loomulikult ameeriklased ei tee nii suuri investeeringuid, nad venelased samale tasemele aitavad nagu nad ise on. Aga aitavad venelastel teatud valdkondades, praktilistes valdkondades, majandusvaldkondades jõuda efektiivse majandamise, ameeriklastele vajalike ja kasulike tooraine majandamiste osas noh rahvusvaheliselt aktsepteeritavatele konkurentsivõimelistele tasemetele. Ja see on venelastele oluline, tegelikult on see ka meile oluline. Euroopale oluline ja loomulikult ameeriklased saavad oma raha paigutada sinna ja saavad kasumit välja võtta. Aga noh, Kaja Kallas, kes juba otsis vabale maailmale uut liidrit siin mõni aeg tagasi, noh kindlasti ei ole võimeline kõige sellega toime tulema, sest et üks lepingu osapunkt ja see on minu meelest täiesti arusaadav punkt, kui me tahame, et rahu tuleks, siis seal on lausa eraldi punkt on kirjas selles mustandis, et kõik osapooled loobuvad siis, kuidas seal täpselt oli, ühesõnaga põhimõtteliselt loobuvad vastastikustest pretensioonidest seoses siis noh, ütleme siis rahvusvahelise õiguse rikkumisega. Noh, eelkõige on peetud seal siis silmas seda, et Vene poliitikud, noh Putinid ja muud on kuulutatud rahvusvahelise kohtu poolt tagaotsitavaks, aga ka venelased on ju pannud samamoodi omalt poolt tagaotsitavaks ja kuulutanud kurjategijateks ja sõjakurjategijateks tervet hulka ukrainlasi. Et need kõik nii-öelda tõmmatakse jälle joon alla ja rohkem kedagi taga ei aeta, vangi ei panda, Nürnbergi ei korraldata. No see on nagu konkureerivad kirikud. Teise kiriku juurde polnud kiriku vande all. Nüüd võetakse kiriku vanded maha. Muide kiriku teema lahendatakse seal ka ära ja väga huvitaval viisil lahendatakse ära, et ei saaks öelda, et venelased said oma tahtmise. Muidugi saavad venelased oma tahtmise, selle asja nimi on vaevictis ehk siis häda võidetuile, aga kirjas on, et keele ja usuvabaduse küsimustes juhindutakse Ukrainas Euroopa Liidu regulatsioonidest. Ehk siis, et me oleme siin inimõiguste sallivuslased ja nii nagu islam võib vabalt tegutseda, nii võib ka teine Vene kirik tegutseda Ukrainas vabalt ja vähemuskeeled peavad olema kaitstud, nii nagu meile Max van der Stuhlit siin on rääkinud 30 aastat, kuidas me peame ikka vene keelt ja venelaste inimõigusi siin, et see on ju Euroopa regulatsioon, mida meile on pähe määritud siin aastakümneid, miks me ei saa rahvusriiki ehitada. Ehk siis, et tulgu siis eurooplased ütlema, et oi, ei, Ukrainas nii ei saa. Ja teine huvitav punkt on seal sees siis, et
NATO ütleb selle oma ametlikes dokumentides välja ja Ukraina peab selle samuti siis seaduse tasemel fikseerima, et ta ei saa NATO liikmeks. Noh, selle on ameeriklased välistanud nii või teisiti, midagi uut ei ole. Selle üle jälle siin pikali pilduda või ära minestada on minu meelest näitab ebaadekvaatsust, aga leping lubab, et Ukraina võib liituda Euroopa Liiduga. Ja noh, see ei ole nagu küsimus mitte eurooplastele või ukrainlastele, vaid see on ikkagi küsimus Venemaale. Ehk siis Venemaa annab nõusoleku, et teda ei sega see, kui Ukraina liitub Euroopa Liiduga. Tähendab, mind muidugi segab see. Prantsuse põllumehi segab see. Tšehhi, Ungari, Poola põllumehi see segab. Ehk siis teisisõnu, kas see kunagi tõeks osutub või mitte, kas seda otsustada suudetakse, see on juba eurooplaste ja ukrainlaste asi. Venelased seda segama ei hakka, on selle punkti mõte. Jaa, aga noh, kui me nüüd oleme kirjeldanud seda, tegelikult on see kättesaadav, ma arvan, et see lähipäevadel ilmub ka Eesti meedias. Ma küll ei saa öelda. Eesti meedia on niivõrd kallutatud, niivõrd loll, niivõrd ideoloogiliselt laetud. Kõik need meie ajakirjanikud on niivõrd masendavalt piiratud ideoloogia töötajad, et noh, ma ei ole kindel, et valelikult ka, jah. Et meil seda hakatakse üldse avaldama, aga noh, siiski ma usun, et võib-olla on mõistlik see ka eesti keeles meie meedias avaldada. Me võime selle töö ju nende eest ära teha uutes uudistes, et inimesed lugeda saaksid. Aga kui nüüd see asi untsu keeratakse ja eurooplased, britid eelkõige üritavad seda untsu keerata, siis ma ütlen, mis juhtub. Ukraina variseb kokku ja võt siis ei piira venelastel mitte keegi ega mitte miski võtta ette uusi avantüüre ja survestada neid piirkondi, ma pean eelkõige silmas meid, Balti riike, et saavutada siin oma tahtmine. Ja oma tahtmine on väga lihtne. Rebida meid välja NATOst ja kehtestada siin oma hegemoonia. Ja mis see tähendab? Hegemoonia tähendab seda, et siin on valitsused, kellele annavad nemad heakskiidu. No põhimõtteliselt juhtub see, mis oli Soomes finlandiseerumise perioodil, külmasõja perioodil. Me oleme finlandiseeritud riigid, venelased ei okupeeri meid nii nagu nõukogude perioodil. See ei ole nende huvides. Nende huvides on see, et nad saavad siin mängida oma luuremänge ja muid mänge, et nad dikteerivad, missugune on siin. Aga haigekassa kulud jätame Jollerile. Haigekassa kulud, pensioni maksmise kulud, teederemondi kulud ja muud niisugused kulud. Tšuhnaad, ise vaadake, kuidas selle kõigega hakkama saate. Aga valitsus peab olema niisugune, mis on meie kontrolli all ja mis kuulab meie sõna. No mina nimetaksin seda mitte finlandiseerumiseks, vaid mina nimetaksin seda ikkagi, noh, ma ei tea, moldovaseerumiseks või siis mis transnistrialiseerumiseks, kus on lõputu korruptsioon, välismaalt paika pandud rahvavaenulik valitsus. Mis meil praegu teistmoodi on? No jaa, okei. Noh, aga noh, me olemegi transnistrialiseerunud juba, sest et noh, Soome finlandiseerumise ajal oli ikkagi toimiv rahvusriik. Soomlased olid rahvuslikud, neil oli ikka see Soome sisu ja talvesõja ja jätkusõja selline noh, trots oli hinges ja noh, kuni selle ajani, kui nad otsustasid, et liiga valge riik ja vaja on võtta somaallasi ja süürlasi, oli Soome täiesti korralik riik. Jah, välispoliitikas väga piiratud tegevusruumiga, aga tohtisid oma sõjaväge ilusti ja väga korralikult üleval pidada ja neil oli ja on siiamaani korralik sõjavägi, eks ole. Veel on. Jah, aga noh, meil ju seda ei ole, meil seda põhja all ei ole, noh. No ja meil on ikkagi küsimus ka selles, no seda ma tahtsin siin veel lõpetuseks öelda, aga enne seda tehakse meil siin üks näidisharakiri. Ja see näidisharakiri on see, et mingid 5 kolonn sisevaenlased panevad mäsu püsti ja teatud Eesti piirkondades kehtestavad noh, sisuliselt nagu oma autonoomse võimu. Lühikeseks ajaks. Venemaa loomulikult toetab seda, Venemaa poolega pöördutakse ja Venemaa dikteerib siis meile. Me lõpetame selle toetamise ära. Vabalinn Tallinn, mis kuulutatakse võib-olla nädalaks ajaks välja, likvideeritakse. Peale Narva me teie käest mitte midagi ära võtta ei taha. Meile piisab sellest. Aga selleks, et me teile vastu tuleksime, vene keel teiseks riigikeeleks,
kõik Eesti alal elavad inimesed saavad Eesti kodakondsuse ja sellega tehaksegi meile ära. Jah, ja siis on nii-öelda juba demokraatlikult me oleme otse seal, kus vaja on ja noh, see juhtub, mina ka olen väga nagu mures, et kui nüüd see Ukraina rahuplaan tuksi keeratakse, siis noh, see puudutab meid väga-väga negatiivselt otseselt ja noh, siis on kõik stsenaariumid võimalikud ja selle tõttu ma noh, hämminguga vaatan seda rumalust, seda noh, sellist Pavlovi refleksiga slaavatamist, mis meil siin toimub, et no kuidas on inimestel ajud nii ära pestud, kuidas mõistlikud inimesed on nii rumalalt ennast nagu nurka värvinud noh, mõtteliselt, et aru ei saada, mis on päris ohud ja mis on päris võimalused, et praegu on meil laual päris võimalus säilitada oma iseseisvus ja säilitada seda nii-öelda lääneriigina, rahvusriigina ja noh, nii hästi halvasti, kui meil need asjad siin Eestis endas sees on, neid ise hakata siis sirgu ajama või parandama. Kui see võimalus käest lastakse, siis noh, siis läheb hullemaks, palju hullemaks. Selle lepingu realiseerumise korral on meil miinimum 10 aastat muretut elu, mille me saame kasutada selleks, et oma majandust üles ehitada, oma kaitsejõud üles ehitada, oma rahvusriiki üles ehitada, demograafiat